telekanal Noorte Hääl soovib tutvustada teile Tartu linna tegijaid. Saates Tulekud uurime Kristiina Lepalt Toote TV kohta. Saame teada Rasmus Rekkalt, kuidas Tartu Ekspressil läheb. Linda Koppel valgustab meid isemängust. Teiega telekanal Noorte Hääle ilmatüdruk. Täna on Eestis päikesepaisteline vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, tuult ei ole. Rannikul võib puhanguti olla kuni 30 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 pluss 20 kraadini, seega keskmine õhutemperatuur on 20 kraadi. Ilmaennustuse tõid teieni telekanal Noorte Hääl. Alustame tänast saadet siis intervjuust Rasmus Rekkaga Tartu Ekspressist. Tere, Rasmus! Tervist! Telekanal Noorte Hääl tervitab teid. Ja sooviksime teile paar küsimust esitada. Öelge palun, kuna hakkasite ajakirjandusega tegelema? Oi. Mina isiklikult, ma arvan, et mingid esimesed üllitised olid ikka varases koolipõlves, ma ei mäleta täpselt. Algklassides. Oskaksite täpsemalt oma kogemusi ajakirjanduses kirjeldada? Täpsustage küsimust, sest mõtlesin. Et kirjeldage oma kogemusi, mis teil ajakirjandusega seoses on olnud. Ja, ma olen meediaga kokku puutunud erinevate töövormidega nii raadios, televisioonis, ajalehes, siis kronoloogilises järjekorras võttes omaaegne Päikseraadio, millest sai Easy FM ja selle järel Star FM, sama grupile kuulub telekanal TV3, sealt edasi Eesti meedia omanduses olevat Postimees, vahepeal üks projekt Võrus nimega Üks Leht ja mõned kaastööd veel Kalev meediale, mis puudutavad siis korvpalli ajakirja Basketball, tollel ajal kandsin nime Basket. Ja praeguseks põhitegevuseks on siis Tartu Ekspressi väljaandmine. Ja mis ajast täpsemalt te tegelete Tartu Ekspressi väljaandmisega? Esimene Tartu Ekspress meie poolt välja antud ilmus 1. oktoobril 2009. Ja kui suur on Tartu Ekspressi tiraaž? Tartu Ekspress on linna suurim leht, tiraažiga 20 000 eksemplari. Tartu Ekspressist täpsemalt rääkides, mis on teil päevakohasemad teemad Tartu Ekspressis? Nädalalehele omaselt vaadatakse, leht ilmub neljapäeval, vaadatakse pilguga tulevikku, mis on nädalavahetuse meelelahutussündmused, mis on tulemas nädala lõpus ja teise nädala alguses linnaelus, kuivõrd on tegemist kohaliku linnalehega, siis Tartu linnalehega, siis loomulikult sündmused kätkevadki linna ja lähiümbruse tegevust. Me oleme suhteliselt apoliitilised, kui sa selle all pidasid silmas meie sellist sisulist, et me oleme meelelahutuslik, positiivne, linlasele mõtlev ja sihtgrupina seinast seinad, nii noortest kuni pensionärideni välja. Kas teie töökogemuse kestel on olnud mingisuguseid skandaale seoses teie tööga? On üks markantne näide tuua. Mõned kuud tagasi oli Tartus selline politseioperatsioon nagu Sillad lukku, kus siis laupäeva hommikul kell 9 suleti kõik sillad liikluseks nii transpordile kui jalakäijatele ja siis meie koos sõpradega tehes ajakirjanduslikku eksperimenti, ühelt poolt, teiselt poolt ka linnarahvale vastu tulles lükkasime Emajõe peale paadi, milles oli silt siis Emajõe paadimees, ülesõit vist oli 25 krooni. Ja tahtsime sellega pakkuda siis turu juurest võimalust inimestel sõita Annelinna poole paadiga või siis ka vastupidi. Kahjuks see protsess muidugi meil väga ei õnnestunud, see lihtsalt põhjusel, et kaitsepolitsei võttis meid maha, hoidis seda paati kinni, konfiskeeris meie suurepärase plakati, mille tegijaid oma õelapsi ma siinkohal tahan tänada. ja peale seda siis levitas politsei veel kinnitamata informatsiooni, just kui ma oleks seda kõike teinud joobes olnuna.
hiljem muidugi politsei vabandas ja tekkis selle katsega järeleks asja, aga väga õpetlik ajakirjanduslik eksperiment, mis sai linnarahva poolt väga lõbusa vastuvõttu ja meie saime omakorda peale muheda suude ja naeruga üksjagu tunnust. Jah, väga põnev kogemus. Rääkige, palju on ajalehe toimetajal vaba aeg ja millega ta seda sisustab? No, siin tuleb täpsustada, et ajalehe igapäevase kokkupanekuga ei tegele otseselt mina. Siin tuleb täpsustada, et ajalehe igapäevase kokkupanekuga ei tegele otseselt mina, vaid selleks on ametisse võetud peatoimetaja Oliver Kund ja kui palju temal on nüüd aega ja millega teda sisustab, mina ei oska vastata. Aga rääkides minu ajast ja tegemistest, siis nädalehe spetsiifika, nädaleht ilmub neljapäeval, ehk siis lehe kokkupanek toimub kolmapäeva õhtul, neljapäeva hommikupoole, leht läheb trükki päeval kell 12 ja õhtul kell 4 valmis, kus ta läheb ka kohe siis kandesse, ehk siis veel koolidesse laiali. Et see tähendabki seda, et omakorda siis reede, laupäev, pühapäev on suhteliselt vabad andmete ja uute lugude informatsiooni kogumiseks, esmaspäev on niisugune toimetuse ja nõupidamistöö ja teisipäev, kolmapäev siis valdavalt intervjuud, aktiivne ajakirjaniku töö, materjali otsimine, kogumine, kokkukirjutamine. Rääkige, kuidas majanduslangus mõjutas Tartu Ekspressi ilmumist? Kuidas on see mõjutanud reklaami hulka näiteks? Kuivõrd meie hakkasime Ekspressi selle omanikuringiga välja andma 2009. aasta lõpus, kus majanduslangus oli juba täiesti põhjas, siis täna me võime öelda seda, et pigem on see reklaamikäibe kõver tõusuteel, mitte vastupidi. Kohe on tulemas ka Riigikogu valimised, mis omakorda paisutab siis reklaamisfääris olevat raha märgatavalt. Kui see küsimus oli mõeldud sedapidi, et kuidas meil läheb täna, saame hakkama selles mõttes, et Tartu Ekspress pole ühtegi päeva, ühtegi krooni miinust tekitanud. Küll on selge, et see aeg praegu ei ole see periood, kus saaks väga selgelt nii-öelda majanduslikku rasva endale koguda või väga suuri kulusid kanda, väga kõrgeid honorare või palkasid maksta või kuskilt kaugetel saartel reisimas käia, lugusid tegemaks. Seda mitte, aga saame hakkama ja ma usun küll, et ka piirkondliku reklaami turgu silmas pidades on lähiaastad positiivsemad kui olnud või ka käesolevast. Küsiksime teie käest kui asjatundjalt, et mis on teie arvates top 5 teemad ajakirjanduses aastaks 2011? Valimistest sai juba räägitud, kui me peame nüüd aasta algust silmas, sellest ei saa üle ega ümber. Ma usun, et seda eurojahu jahvatavad ajakirjandusveskid veel väga pikalt ja väga peeneks. Et see on oluline muudatus kõikide inimeste elus ja see vajab ühelt poolt meediakajastust, teiselt poolt teame, et ajakirjanduses on jaanuar, veebruar suhteliselt tühjad kuud, kus tavaliselt väga millest kirjutada ei ole, see aasta on vastupidi, et see euro toidab väga hästi, kuni siis valimistelaine märtsis, veebruaris sama suure hooga peale tuleb. Mis saab aasta teises pooles? Mul on raske prognoosida, kuivõrd ma mõtlen just Tartu Ekspressi seisukohalt, et tegemist on ikkagi kohaliku uudist kajastava väljaandega, et ei näe, et see midagi drastilist või midagi väga järsku oleks tulemas. Mis inimesi huvitab praegusel ajal ikkagi on selline rahateemad ja hakkamasaamise teemad ja sotsiaalne pool. Et ma ei usu, et siin mingit väga majanduse edulugusid saab kellestki või millestki rääkida. Ja kõmu, loomulikult, kõmu. See on, mida aasta edasi seda kollasemaks ajakirjandus muutub ja rumal oleks ka selle vastu töötada, kui lugeja seda ise soovib. Lõpetuseks sooviksite midagi meie telekanalile ja meie vaatajale? Ma soovin rohkem selliseid julgeid intervjueerijaid, nagu minu ees seisab. Suur tänu teile ja tegude rohket aastat Tartu Ekspressile ja teile isiklikult. Järgmisena intervjueerime Lindat, kes räägib meile ise mängust. Tere, Linda! Tere!
Mida kujutab endast isemäng? Isemäng on uimasti ennetusmäng, mida mängitakse internetis ja see on suunatud noortele. Kuna projekt käivitus? Esimene projekt oli 2006. aastal ja siis 2008. aastal ja 2010. aastal oli ta oktoobris. Millal liitusite ja missugune on teie roll? Mina alustasin siis projekti juhtimist 2010. aasta projektiga ja minu roll on siis juhtida seda projekti. Kust tuleb selline idee üldse, et Milline idee? Mis idee? kust tuli üldse see isemängu idee? Seda ei mõelnud mina välja. Milliste projektidega te veel tegelete? Ei millist, mitte mingisugustega. Rohkem. Mida soovite projektiga saavutada? Et noored ei jooks. Kas olete mujal riikides sarnase projektiga kokku puutunud? Ei ole. Kus saab projekti isemäng kohta infot? Tema kodulehelt www.ave.ee/ise. Aitäh teile! Aga palun. Suur.